Tervitus, ilusad naised! Meie oleme 2/3 kollektiivist Triibupasta. Ja täna meie analüüsime, kas Eesti värskemad hitid kruvivad või ei kruvi. See algus oli väga palju lubav. Väga palju lubav. Aga suvekas, kindel suvekas. Ei no, selles mõttes, et kui juba käes on suvi, vaata, siis on juba reedab ära, mis looga nagu tegemist on. Ujukad jalga, koguneme, rannamajja, rannapäev, sest on rannapäev. Ei no, see on Markost väga prätt, et siuke lugu teha nagu. See on nagu, ütleme, põksub väga näissid. Haiged äädliidid on sees. Väga haiged. Väiksed vibrato, need sellised nüansid on ka väga head. Minu arust on kogu aeg see Mikk huulul. No ta ongi see kämp, vaata. Võib-olla siis enda teadmata, aga ta on mingis mõttes nagu nii halb, et ta on nii hea, et see sellepärast kruvibki. Ja pluss praegu hetkel on see eriti aktuaalne, sest et nii palju mingid ihihi, ahaha mussi tehakse, siis see on nagu täpselt see maasikis. See juba eos läheb, nagu kui keegi ütleb, et ma panen Marko tasas uue loog käima ja siis juba tuleb siuke asina, siis on. See ei ole vaja mitte midagi öelda nagu. Kuule, ma ei tea, Marko kruvib. Marko kruvib alati. Oh yeah! Asu mõistmine on teadus. Ilus jutt mind ei peibuta, kuid su staatus ei tuta. Mees, Mato on Eesti JB. Ta ei pane, kuulame edasi. Tal on väga nice tämber ja väga nice hääl, aga paraku see lüürika veits jääb nagu vaimuvaeseks. Tegelikult tal on väga palju potentsiaali, aga võiks nagu natuke võib-olla kas keegi kirjutada, tal keegi teine, et produ töötab tegelikult hästi, võib-olla need kuradi transiliidid natuke on üle kasutatud. No, eks ma arvan, et ta peab veits tegema ja siis ta leiab selle, aga ma ei tea, minust nagu põksub normaalselt. Küll kunagi tulevikus kruvib kindlasti, praegu ei kruvi veel. Minu poolt ka hetkel ei kruvi. Toas kajapaik, mis seisma jäi. See on Uku. Uku tegi väikse EDM klassiku meile. Vaata mulle silma, on see lõpp või uus on algus. No aga sa ei saa nagu öelda, et see ei kruvi, sest see on nagu, võib-olla me oleme nagu selle nagu generatsiooni vennad. Tuli välja uus Alma, kohupiim, karamelli maitsega, Uku Suviste tegi laulu taustaks. No see võib olla üks ajal Avicii ja mingi, ma ei tea, kes on David Metta, Martin Garrix asjadega nagu. See EDM-i ajast oli ju nagu nii ammu, nagu see peak aeg, vaata, kus olid mingi Hardwellid ja kõik Dimitri Vegas, Like Mike ja kõik see Weekend Festival ja värk. Et noh, võib-olla sellele mussil on ka millalgi aeg tagasi tulla. Ma arvan, et kui see oleks mingi ala, ongi Martin Garrixi lugu, see läheks nagu lakkevat, eks, et see mõttes. Äkki Uku mõtles ka, et äkki Uku, käis Martin Garrixit kuulama. Käis korra Tartus ära ja siis tegi sellise loo kohe. Tahtis, et keegi vaataks talle silma. See käik on natuke nagu liiga klišee, eks, aga no jällegi, ma ei tea, mulle kruvib. No ta töötab selles. Ma olen backis ja ma smoogin backwoodi, võtsin suure mahvi ja ma hotboxin ruumi. Ta kõlab nagu veits, vaata, lihvimata, veits siuke värise väel, nagu prooviks esimest või teist korda autotuuniga mingid asju teha. Aga samas võib-olla kõik ei peagi olema, vaata, täiesti niimoodi üle lihvitud ja vinks-vonks ja läiki. No ta veits ongi karvane, aga see teebki sellest nagu selle, et annab mingi stiili sellele, et see on nagu Henni pudel otsas, nii et järgmist lahti teeme. Kõigest must on suva, lükkan telo teen teele. Kui Delfi teeks XXL Freshmani, siis sinna hulka läheks Chillin. Sinna hulka läheks Prolli Louti. Kes meil nüüd veel on? No Triibupastat me ei pane, aga ilmselt oleks meie ka seal.
Ma ei tea, Snow ma paneks. Snow on ka väga nice. Ma paneks tegelikult ongi 4. Lil Dilli ja ma paneks 5. võib-olla White Girl'i. Paljud räpparid on teinud nagu selle mingi SoundCloudi era läbi ja siis läinud siis nagu pop-maastikule. Et see on just nagu oluline, et seda sükest mingit underground värki see on tähtsalt ka tehtaks. Et jääksid enda juurte juurde mõned inimesed ka tagasi, kes teevad seda hästi, et hoida seda asja seal üleval, et mina seda, millal see räpilaine võib uuesti täiesti sükse buumi teha. Chillini reede kruvib. Chillini reede kruvib. Pidu hommikuni. Hei, kõik on selge, kuidas tookord kohtudes. Ott. Oti poiss, jah? Ei ole või? Ei ole või? Elmar plahvatab, kui nad saavad seda laulu mängida. Minu ka väga hea top-line'iga nagu. Kuidagi nagu, et teada, aga et ta töötab väga hästi ja kuidagi nagu poeb hinge vahele. Ja Shannoniga on ka see asi, et no lihtsalt mingeid asju nagu... Ma pole üldse Shannonit kuulanud selles mõttes. Ma ei tea, minu arust on siuke asi, et nad nagu suudavad kuidagi teha need asjad, isegi need üliklišeed asjad panna kuidagi, miskit seal on, oskavad panna hästi kõlama asjad. Ei, ma ei tea, minu arust on tegelikult on cool, töötab hästi. See Grete Paia sisse tulemine oli tegelikult... Sisse tulemine? Kuule, ärme hakka nüüd kõle. Ma ei tea, ma ütleks kruvib. Ma ütleks ka, et kruvib. Sõidame või? Kohe klikib mingi asjade peale. Kas see on see Elina Nešajeva või? Mingi ülituttav meloodia kõik. Huvitav ja ma kuulsin sükest asja, et see lugu salvestati koos siis mingi Varssavi filharmoonia orkestriga ja selle alla läks mingi üüratu kogus papp. Veits liiga selle coveriga oli mindud liiga safeilt minu arust, et oli lihtsalt see, et on Elina, on see cover ja on juba teada, mis sealt tegelikult, mis sellega tehakse enam-vähem. Et võiks olla nagu mingi asi, et ma ütlen, vau, Elina Nešajev tegi siukse asja, pani selle asja teistmoodi pöörlema, siis on... Siuke mingi extra spice. Ma ütleks ka praegu kuidagi ei olnud päris see, mis ma nagu ootasin selle orkestri aspektist. Aga ma kujutan ette inimesi, kellele see väga meeldib sellisena. Siuke rahulikult põksub ja... Kahjuks ei kruvi. Kahjuks minu poolt ka ei kruvi. Palju veel on? Lapsepõlves samad marsa õllehais tagaistmel. 30-ndates adidress ütleb istus sisse. Mona Lisa on maal, ta ei vasta telefonile. See on tegelikult üks nali, siin ei ole sõnu veel. Mona Lisa on maal. See mul oli kunagi mingi koolis mingi rõve, siuke dad joke vaata. Väga reketi flow. See oli äge, see oli nagu mingi Eminem. Mis te pesete siin juuksed või? Ei, see on parukas. Viiniklassikutest juttu küll ei ole siin, aga reede õhtul klassika on ikka viin. Ikka viin, lapsi lasteaeda viin ja toon. Veits on raske. Ma ei tea, mingi naljaga on võib-olla ka see, et sa pead nagu aru saama, millal sellel naljal mingi piir jookseb. Võib-olla me pole see publik lihtsalt. Ja minu arust jälle täpselt siuke asi, mis nagu need mingid referentsid lihtsalt odavad. Lihtsalt odavad nagu viin ja toon ja ikka kuradi reedetul viin. Natuke oli raske, aga võib-olla see ongi lihtsalt Meltsi taotlus. Nii et ma ütleks praegu, et ei kruvi. Ma ütlen ka praegu, et ei kruvi. Täna see oli tõesti natuke ebamugav praegu. Ja. Kogu Maarimaa teeb hääldi. Anna veel. Kui ma alguses kuulsin seda tervet EP-d, seal ei olnud ka midagi nagu huvitavat alguses. Siis kuidagi, kui ma teist korda kuulasin, kolmandat korda seda lugu, siis kuidagi see sõnum jõuab väga hästi kohale. See produ on ka väga lahe, tegelikult siuke mäkiilik, siuke nagu kida, mingi riff, mis seal on. Töötab väga hästi ja see funkiness on nagu
täpselt seal õiges kohas. Maiko oli nagu nii võõras alguses seal teises versis, kus ta lendab sinna sisse, aga nüüd jällegi nagu kuidagi, ma ei tea, aga see ongi see nupsi värk, et lihtsalt need ongi growerid. Alati on niimoodi olnud ja nii peabki jääma. Ja minu arust oli ägedad meloodiad, väga kaasahaaravad. Veits võib-olla ongi see, et kui kaks geeniust saavad kokku, siis tuleb kohe nagu siuke nagu mingi eelhinnang, et see peab olema mingi väga haige asi, eks ju. Jah, ma ei teagi, minust on nagu äge. Aga selles mõttes, et kuidagi alguses esimese kuulamisega, et ta ei mõjunud nagu päris nii, aga nüüd, kui ma olen nagu järgmised korrad kuulanud, siis ta ikkagi nagu on päris lahe ja puudutab kuidagi. Minu arust on väga suvekas. On cool. Mis ma nagu avastasin ka enda jaoks on nagu, seal on nii palju neid back-vokse, mis nagu kuidagi alguses mõtled, mis kuradi plönn seal taga on, aga tegelikult saad aru, seal on nii palju kihte ja kuidagi annavad selle jõulisuse ja lihtsalt see sõnum on ka nagu tugev, puudutab. Nii et tipus ulub tuul kruvib mulle. Mulle ka. Nüüd hakkame kassima. No nii, hopsas saa, selline sai siis tänane episood. Paske olnud. Üldpildis oli suht normaalne. Sellega paneme me selle putka kinni ja kui sul ei ole homme mitte midagi teha, siis tule konsole, like, subscribe, comment, saatke donasid, pange oda. Tšau!